Jou. Oleme tulnud täna ühe oma suure toetaja juurde. Blöckleather OÜ paneb meile õla alla sellel hooajal. Aitab meid rõivastega, paneme tiimi riidesse kõigepealt, vaatame, mis nende tootevalikus veel huvitavaid asju on. Lisaks aitavad nad natukene sisustada meie boksi, mida juba suvel te näete ja saate vaatama tulla ja katsuma. Nii et lähme vaatame, mis nende tootevalikus huvitavat on. Isegi tiimi kõige väiksemad liikmed on täna kohale tulnud. Vaatame, mis siit saab. Emma, kas sul on ka vaja riideid? Tundub, et siit poest leiab iga töö jaoks vastavad riided. Oled sa siis kopamees või oled sa kuskil kraavis? On siin erinevad püksid ja opped, erinevad tööjalanud turvaninadega. Lisaks on võimalus juba siin koha peal trükkida su enda firma logo või soovitud disain sinna jope peale või riideseme peale. Ärimehed vaikselt saabuvad. BBC 5 minust. Kahjuks kõik meil töölt vabaks ei saanud või ei julgenud bossi käest küsida, kas nad pooleks tunniks saavad riided tulla proovima. Mis sa arvad, Loren, kas siia poodi jääb riided alles ka, kui me siit üle käime või? Ei. Testima. Kas siin Tommy Hilfigeri jopet on või? Ei olegi Tommit. Tommit ei ole siin. Mulle valetati. Mis siit 3 valikust läheb? No, kuna Tommit ei ole, siis... See on liiga õnne. See või? Määrid ära jälle. Mingi siuke jälle, nagu siis on hea seif. Nagu mul või? Elegi kahtlane kohe läheb mustaks kohe. Uut vahel. Pane selle või? Ei, pane musta. Soft shell. must? See oli plaan tegelikult. No siis läheb see. Mul siis suu. Proovi selge, vaatame, mis see jääb. 2 erinevat äkki või? Oota, sul oli... Ma proovin seda, see on Sul palju oli ägedam. 3 XL või? See on kallim jah. 3 XL-i. Show me. See on ka ilus, noh. See on ju timm. See on päris ilus, jah. Softikas, shellikas. Nii, mis sa arvad? Kumb parem on? See. See või? Määru. Davai, siis võtame selle. Päris keeruline on kogu seda seltskonda riide ikka saada. Kes tahab 1 lukku või kes 2, kes punast, kes kollast. No, mis sa veel leidsid? Tahab 3 XL-i selga. 3 XL. Sa pead ikka teedile minema. Teen tööd küll nii palju, aga näed. Eks lõunad on ka suured. See on rohkem. Oba, süüksed lühkarid. Funky and fresh. Ei, päris aus, 1,5 tundi hiljem hakkame juba vaikselt riidesse saama, poisid. Põhimõtteliselt on meil kohe suurused ja list on paigas, siis lähevad... Pooled läksid, jah. Pooled ei julge töölt ära küsida ennast. Nüüd on tellime riided ära. Riided lähevad trükki. Tulevad logod asjad peale ja toetajate nimed ja sponsorid. Miks see auto praksub? See praksub. Kihutasid jälle, jah? Ei. Näitan, mis sul on siin autos. Fluo jälle. Fluo Yellow. Oba! Kõik detailid. Tasub jäntada. 2 sõitu. Vaata, see on nüüd siis... See on pulber, on ju? Jah, pulber. Puurime täpselt seda õiget värvi ei saanudki Eestist. Et seda sai ainult pulbervärvis teha.
Aga Raja naabri juures tehtud. saime väga ligilähedase selle puuri. Mis probleemid on? Kompressor läheb peale. Siin on väike jama on siin kompressori rullikute ja asjadega ja leedukal oli vist selle kompressori kiti ja rihmarattaga rattast 550 kilovatti, mida meile ilmselgelt liiga palju ja meie mootor vist lendaks õhku, kui me sinna nii palju peale laseks, nii et me peame siia panema suurema ratta, on ju. Siia läheb suurem ratas. Saame natuke jõudu maha. Siuke 350 oleks ideaalne. Minu arust ma jätsin klambri. Teeme pidurivõimendi külge. Natuke väiksema pidurivõimendi suht väga lihtsalt tegelikult läks külge. Natuke moodimist ja ongi küljes. Tuli need uued augud teha ja on väiksem tükk. Ei ole süke, mis sa ütlesid, labidas või? Pannkook. Kuna varasemalt on meil Flexbladiga probleeme olnud, eelmine aasta kaotsime selle pärast, siis seekord foldime kinni ja lisaks keevitame ka veel, nii et saab ekstra tugevalt. Läheb ikka PMC ole. Pimmi oma versus oli parem. Jälle sööd või? Koht nii tee, võtsin need ikka. Pidurid ka vaikselt valmivad. Nikerdad. Nikerdan ävits. Raketibaas. Täna tulin kiirelt raketibaasi korra, kuna meil on vaja väga kiirelt Maxeku reisile juhtmesarja, siis nendel on see koha peal olemas. Nemad on ka meie koostööpartnerid sel hooajal ja arvatavasti aitavad siin meie autoseadesse panna ja muude töödega kaasa abistada, kui meil tarvis on. Nendest nüüd siis peaks valmima automootoripoolne juhtmestik. Pole õrna aimugi, kuidas see käib, aga noh, õnneks meil Hans peaks teadma. Hans näeb ka oma tõõpõli üle. Peaaegu valmis, nipet-näpet on veel lõpuks. Nipet-näpet. Kohe on, vaatan juba mootori laed. Saab juba ainult juhtmed vedada. Ma ei ole päris kindel, et auto selliste juhtmetega käima läheb. See on valguskaabel. Väga huvitav, pole varem näinud. Aga väga hästi sobib meie kapotialusega kokku. Autole aina ilusamaid tükke külge läheb. Juba nagu näeb välja. Keerata. Tegelikult täna vist garaaži ei lähe. Läheb lifti. Kutid veel garaaži driftikut ehitama. Tulin ise Tartusse väiksele puhkusele. Teeme siin teiste sõpradega väiksed õlled. Vaatame, mis mõttel õhtu toob. Loodetavasti suuri lolluseid ei tee. Seda ma kajastama siin kanalil ei hakka. Seda võib-olla näeme kunagi teises videos. Aga kindlasti mine vaata järgi meie Instagram BBC Motosport. Seal on väga palju driftika ehitusest varem üleval, kui on YouTube'is. Nii et like kindlasti ja subscribe'i meie YouTube'i ja ka Instagrami, sest tõesti palju on tulekul veel. Davai, tšau, näeme järg kord. Terviseks! Terviseks! Poisid ehitavad praegu garaažis autot, me paneme viina. Palju õnne!